Nii. Nii, ja salvestamine käib. Et lugupeetud kolleegid, tere tulemast veebiarutelude esimese sarja esimesse veebiarutellu siis Arnold Schönbergi ideedest. Et kuna tegu on mingis mõttes ka Schönbergi aastaga, siis 13. septembril sellel aastal oleks Arnold Schönberg saanud 150-aastaseks. Ja selle tõttu ma leian, et Eesti Arnold Schönbergi ühingul, kuigi me ei ole spetsiaalselt Schönbergi pärandiga ju tegelev organisatsioon, aga ma arvan, et meil on nii palju, on meil nagu kohustus seda tähtpäeva kuidagimoodi väärtustada ja võib-olla ka Eesti ühiskonnas kuuldavamaks ja nähtavamaks teha. Ja see on üks aspekt, teine aspekt on see, et meie poole pöördus ka Arnold Schönbergi keskus Viinis siis Austria saatkonna kaudu. Ja küsimus oli konkreetne, et mida Schönbergi ühing korraldab ja mida üldse Eestis korraldatakse selle tähtpäevaga seoses. Ja minu vastus oli lühike, et meie väga palju oma ressursside juures korraldada ei suuda, aga et me võime kaardistada neid asju, mis siis Eestis toimuvad, et tegelikult ja siis tuli ka selle asja käigus tuli selline mõte, et me võiksime lihtsalt arutleda nende Schönbergiga seotud teemade üle. Võib-olla just nimelt Eestis ja Eesti inimeste keskel. Just selleks, et võib-olla natukene võtta maha sellest tundmatusest ikkagi tulenevaid barjääre, mis on seotud Schönbergiga ja Uus-Viini koolkonnaga laiemalt. Et ühesõnaga, aga et see, et ikkagi veel kord, et kõik, mis nagu selle märgi all toimub Eestis Arnold Schönberg 150, et lihtsalt anda teada ja me peame siis sellist oma kodulehel sellist teatud logiraamatut, mis jääb ka lõpuks järele, et me näeme ka nagu ajaloos lõpuks, mis on selle aasta jooksul siis toimunud või selle märgi all tehtud. Ma olen ise sinna üritanud, ma tean, et siin oli üks Pierrot Lunairi ettekanne, Kaspar Männi juhatusel püüdsin selle sinna praegu kirja panna, aga et kui te ka kuulete või näete mingid selliseid initsiatiive, et andke siis teada, et paneme nad siis kirja sinna. Ilmselt see võib-olla tiheneb see natukene see asi nüüd sügise poole. Nii, aga et jah, et kuna Schönberg lisaks sellele, et ta oli loomulikult kõrge kvaliteediline helilooja, ja nii edasi, tähendab teoreetik, ta tegelikult oli ka ikkagi ideoloog. Ta oli pedagoog, ideoloog ja selline nagu tänapäeva mõistes suunamudija. Et ikkagi ega me ei oskagi öelda ju kokkuvõttes, kes on olnud selline nagu tõesti õpetaja 20. sajandil, kellel oleks esiteks olnud nii palju õpilasi ja teiseks, kelle mõju ka nagu kas või nende õpilaste kaudu oleks olnud nii suur 20. sajandi muusikale. Võib-olla Messiaen võiks võrrelda või need on kindlasti veel, aga ütleme, Schönberg on igal juhul märkimisväärne. Et selles plaanis lihtsalt selline ettepanek meie nendel kohtumistel, et me võiksime arutada siis nende Schönbergi tõesti nagu paradigmat muutvate mõtete üle. Mida ta ise oma heliloomingus rakendas, mida ta rakendas oma pedagoogikas ja mis olid ka tihtipeale siis või olid ka vahel sellised, mille kohta võib öelda, et nad ei olnudki otseselt kas siis realiseeritavad või nad olidki sellised fantaasiad. Et ma mingisuguse väikese sellise nomenklatuuri lihtsalt, see oli selline puusalt tulistatud, et lihtsalt mõned sellised mõtted nagu arenev variatsioon, dodekafoonia, et ühesõnaga see loend on ka kuskil seal planeerimise lehel olemas, mille aadressi ma siia panin. Et me võiksimegi täna natukene arutada ühesõnaga siis selle üle, et mis on need Schönbergi pärandis need ideed või need mõtted, mille üle me võiksime mõtteid vahetada siin. Ja kuna tänaseks tegelikult tegi Gerhard väga õigustatud ettepaneku ja mõtte, et mis asi üldse võiks Schönbergi mõistes olla idee kui niisugune. Ühesõnaga, siin on muidugi saksakeelne sõna on Gedanke. Ma ei oska öelda, teie sakslastena oskate seda võib-olla kommenteerida, kas need on päris sünonüümid või mitte.
aga noh, mulle tundub, et kuna inglise keelde ta on tõlgitud nagu stiil ja idee, kas siin on, ühesõnaga me võiksime selle üle arutada, et kui sa, Gerhard, oleksid nõus, see artikkel, millele sa vihjasid, see oli vist 34. aastast või mis aastast see oli, ma ei taha vale aastaarvu praegu öelda, see Neue Musik veraltete Musik, Stil und Gedanke. Et võib-olla sa teeksid kõigepealt ühe sellise väikese kokkuvõtte sellest artiklist ja noh, sina kui sakslane selles mõttes saad sellest võib-olla hoopis põhjalikumalt ja paremini aru kui nii-öelda selle keele suhtes väljaspool olevad inimesed. Et palun, Gerhard. Jah, aitäh, Andrus. Ma proovin siin siis nüüd jagada oma ekraani, mul viimati olnud kummalisi kombel probleeme. Kui mul tekib probleeme, siis me teeksime nii, et keegi teist jagaks seda minu faili, mida ma saatsin Facebooki chati. Et vaadake praegu vahepeal ka Facebooki chati, kas te leiate sealt aga proovi kõigepealt jagada, et siis hakkame tehniliste probleemidega tegelema, juhul kui nad peaks meil ilmnema. Ja vaata, kas sa saad seda ise jagatud. Mul on lihtsalt see kogemus, et see ei pruugi allow meet Jitsi to see your screen, select window. Nii. Screen 1, screen 2. Ahah. Allow. Nii. Aga on ju väga hästi. Ühesõnaga te näete nüüd ennast ja mind. Töötab. Nii. Ja siis näete minu faili. Faili praegu veel ei näe, sa võib-olla pead avama selle faili. Mul on nüüd siia ekraani peale pandud seesama Word-fail, aga kui te seda ei näe, siis on endiselt see probleem, millest ma aru ei saa, et palun keegi teine jagab seda faili. Ma ei tea seda probleemi selle juurde ega lahendust. Selge, üks hetk ma teen selle kohe lahti. Moment. Sest kui keegi teine jagab, siis on see alati töötanud. Okei. Võib-olla siis on mingi teema seal. Üks moment. Jah. Nii, aga sina pead siis lõpetama ekraani jagamise ilmselt. Meelest on mul see lõpetatud. See on lõpetatud. Ma kohe nüüd siis. Ja siis ma... Nii, kas te nüüd näete? Väga, ja. Nii, kellelgi on mikrofon lahti ja taustamüra postud. Ei tea praegu küll. Hansulist, ei, nüüd on kinni. Nüüd saad seda, ja võt, natuke suuremaks veel. Jah, okei, üks hetk. Huvitav, et see läheb kitsamaks, aga fail mitte. Jah, okei. Väga hea. Okei. No jah, nüüd on... Okei, aga sina räägi, mis sa tahad ja ma suunan seda, ütle, kus sa tahad, ma suunan seda kursoriga. Ja, sa sisuliselt ütlesid juba seda, mis on minu allikas, nimelt ma vaatasin kunagi aasta 2019-2020 kahe enda artikli jaoks Schönbergi Viini arhiivist ja leidsin, et see, mida me tunneme inglise keeles pealkirja New Music, Outmoded Music, Style and Idea, mis on siis selle Style and Idea raamatu nii-öelda üks peatükkidest, mis ilmus aastal 1950. See artikkel või see kogumiku peatükk eksisteerib variantides aastatest 1933 ja 34. Nii et ma tegin lahti kõik need Schönbergi käsikirjad ja need lingid on meil siin Pärnu Wikis üleval, jagasin teiega peaks saama ligi. Ühesõnaga ma lähenesin Schönbergile nii-öelda
käsikirja teel, alles siis vaatasin seda ingliskeelset tõlget ja hiljuti, Andrus, sa saatsid ka sellise saksakeelse versiooni. Ühesõnaga see tekst, mida me teame siin nüüd praegu, mis paistab siin hetkel inglise keeles, New Music, Outmoded Music Style Idea, tekkis Schönbergi loomulikult kõigepealt saksa keeles ja mitmes versioonis, kus ta väga palju ennast toimetab ja tõmbab asju läbi ja lisab ja nii edasi, et seda võib siis vaadata manuskriptidest, aga mina siis vaatasin paar märksõna ja see esimene märksõna, mis siin paistab ja ma ise edaspidi ei kasutanud mingis artiklis, aga see on nüüd siin saksa keeles zangen ehk inglise keeles pliers või siis eesti keeles näpitsa ehk tangi metafoor, mis mulle jäi silma, mida ta siis vaimustunult selles saksakeelses artiklis või selles manuskriptis, mis hiljem tõlgiti inglise keelde, tutvustab ja mille taga on Schönbergi jaoks üldse see, mis asi on idee Schönbergi jaoks. Ja siin on need märksõnad, et idee on lihtne, see näpitsa või tangi idee on Schönbergi jaoks lihtne, kuid geniaalne ja ajatu mehhanism. Me kõik teame, mis on tangid. Et risti fikseeritud võimendava jõuga heeblid. Ja Schönberg ütleb selle kohta, et see näpits ise võib minna kasutusest välja ja võivad minna kasutusele keerulisemad ja paremad vahendid. Aga see näpitsa idee kui selline Schönbergi arvates ei ole kunagi ülearu ehk obsoleetne ja Schönbergi jaoks on see tangi metafoor, näitab see tangi metafoor palja pelga stiili ja tõelise idee vahet. Et tema jaoks on see tang või näpits see tõeline idee ja see on midagi enamat kui lihtsalt mingi stiil. See oli esimene idee, mida ma sealt lugesin. Teised märksõnad on meile väga tuttavad, nimelt loomulikult muusika valdkonna, eks ole, termini fraas uus muusika ja Schönberg toob siia väga palju ka võrdlusi Bachiga, isegi Händeliga. Händeliga neid tsitaate ma ei kasutanud, ma piirdun siin Bachiga, keda ta nimetab loomulikult igavikulisuse näidiseks ja et kui Bach kasutas juba kõiki 12 helisid oktavis, siis see on vihje Schönbergi enda dodekafooniale. Et siin märksõna all uus muusika, mis asi on uus muusika Schönbergi jaoks? Uus muusika peab erinema kõikide põhiliste tunnuste poolest eelnevalt loodud muusikast. Ja uus muusika kõrgkunstina väljendab midagi, mida mitte kunagi varem ei ole väljendatud. Et need on kaks nõuet, mida Schönberg paneb uuele muusikale. Peab olema erinev eelnevalt loodud muusikast ja peab midagi väljendama, mida Schönbergi meelest ei ole varem väljendatud. Ja sellel peab olema sõnum ja ta toob siia suurteose, eks ole, kui suure kunstniku saavutuse. Eks see võib ka väike teose puhul kehtida, ma arvan. Ja Schönberg ütleb, et uudsus mitte kunagi ei hävi. Ja Schönbergi jaoks kunst tähendab uut kunsti. Kui siin nüüd veel Bachi juurde minna, siis ma tõin välja need olulisemad punktid. Et Schönbergi meelest on Bach üllatavalt originaalne, tema uudsus on igavikuline
ja Bachist ei saadud tollal tema ajal aru ja see, mis Bachile vahetult järgnes, mis on siis nii-öelda varaklassitsism, see on nii-öelda, see oli nende jaoks uus, aga kordab tegelikult vanu ideid. Ja Schönbergi jaoks ei ole need uued muusikalised ideed, mis seal Peene kompaniise stiilis või varaklassitsismis, enne kui klassitsism üldse välja kujunes. Schönberg nimetab seda progressiks, mis toimus, aga ütleb, et see piirus vaid horisontaalselt arendatud ideedele ehk meloodia, mis on siis, mida saadab akordika. Ja Schönbergi meelest Bach laiendas renessansi madalmaade heliloojate kompositsioonireegleid sellises ulatuses, et need hõlmasid kõiki 12 kromaatilise laadi helisid. Üks moment, andke mulle üks sekund, ma olen kohe tagasi. Nii, nüüd ma saan jätkata. Ühesõnaga, see oli nüüd Bach ja 12 helitehnika eelkäija teemal. Loomulikult Schönberg ei võrdle ennast Bachiga, ta ütleb seda hiljem palju kordi, et Schönberg ei ole Bach, nii et ta ei ole nii-öelda ülbe, et ta saab loomulikult aru, kus ta ise seisab. Siin tuleb üks punkt veel kriitika ja ajalugu, et terminifraas uus muusika kui loosung, et see on, mis ta saksa keeles oli. Vaatame korraks, mis ta saksa keeles oli, mul on see siin lahti. Kas ma leian seda kohe, igatahes, et Schlagwort on see saksa keeles. Ühesõnaga sai tõlgitud loosungiks ja Schönberg kritiseerib väga palju seda, kuidas on seda terminifraasi kasutatud ja räägib pseudoteadlastest peale esimest maailmasõda, et väga liiga rohkem on kasutatud loosungit uus muusika ja probleem on tema jaoks see, et ajalugu võib küll korduda, aga ei piisa sellest, et nõuda, et no nüüd kirjutame uut muusikat ja kõik on hästi ja me toodame valmis produkti, vaid selle taga on rohkem. Et siin ta ütleb, et Schönbergi jaoks on problemaatiline see, et sümptomeid peetakse põhjuseks. Schönbergi jaoks on stiili tegelik muutuste põhjused teised, nimelt muusika faktuuri areng, homofoonne versus polyfoonne muusika ja nagu me teame, et Schönberg ja tema õpilased ja eriti Webern, kes on selle kohta ka avaldanud, eks ole, tuleb täita muusika puhul horisontaalsed ja vertikaalsed ruumid, mitte ainult horisontaalsed või vertikaalsed dimensiooni. Et see on see, mis Schönbergi ja ka Weberni jaoks on uue muusika, uue tõelise muusika üheks kriteeriumiks. Siin on veel kord pseudoajaloolaste kohta ja siis see pedagoogika dimensioon, mida Andrus mainis, et ja Schönberg kritiseerib seda, et ei õpetata muusikat ennast, vaid erinevaid tõeseid ja mittetõeseid fakte ilustatud anekdootidega heliloojatest, esitajatest, publikust ja lisatakse populaarset esteetikat. Ehk ei tegeleta muusikaga endaga, ta toob seal väga detailseid näiteid, kuidas inimene saab siis hiljem isegi magistrikraadi kätte, aga ta
on saanud, ta on õppinud ainult mingisuguseid eelarvamusi, ta toob seal Schumanni instrumentatsiooni kohta need eelarvamused, mis levisid tollal, mis on mõjutanud vaadet Schumannile, aga see, et see on tekkinud Wagneriga võrreldes ja Schumannit ei maksa Wagneriga võrrelda ja nii edasi, et seal on väga palju veel näiteid toodud, et tasub seda edasi detailsemalt lugeda. Schönberg kasutab minu hinnangul sellist hindavat ja negatiivset terminit vanamoodne, outmoded on see siis eesti keeles vist ja siis ta kasutab seda vana asemel, vana kui mittemodernistliku muusika asemel, et vot niisugused märksõnad, mis mul siin ühel leheküljel on toodud, edaspidi tulevad pikemad versioonid ja siis viited minu artiklitele eesti ja inglise keeles ja võib siis ise veel detailsemalt seda üle lugeda, kellel see fail on käes, et nii palju siis minu poolt praegu. Ja me saame ju Gerhard, eks selle faili panna ka oma kodulehele, et selles mõttes kõik, kes nüüd täna sellest sinu ülevaatest kuidas öelda, ei osalenud siin, et nad saavad seda lugeda, et sul ei ole midagi selle vastu. Et me ühesõnaga panna ta sinu väikse ülevaate või tänase arutelu juurde lihtsalt selles mõttes kui lüümik. Olen igati nõus. Jaa, aitäh. Ei ole probleemi. Okei, kas sul on Gerhard veel midagi lisada või alustame aruteluga? Mul on tegelikult üks väga konkreetne küsimus, võib-olla selle sama pealkirja mõttes, et ühesõnaga ikkagi sina kui sakslane, see sõna gedanke ja see sõna idee, milleks on seda ka inglise keeles tõlgitud, kas need on sakslase jaoks nagu kuidas öelda üks ühele? Sest saksa keeles on ka sõna idee olemas. Ütleme nii, et ma arvan, et me peame seda vaatlema just Schönbergi terminina. Et idee on eks ole üldine termin, et sellel on laiem tähendus ja gedanke on ka, eks ole, saksa keeles teatud tähendusega, aga ma pakun, et me võiks seda käsitleda selliselt, et see gedanke siin kontekstis ongi Schönbergi termin ja miks ma seda nii arvan, sama juhtub ka, kui me Immanuel Kantiga tegeleme ja siis Kanti filosoofiaga tegeleme ja siis kasutame Kanti termineid, siis need ei pruugi ühtida mingisuguse üldisema tähendusega, tähendusväljaga, vaid need tuleb täpselt defineerida selle järgi, kuidas Kant need on defineerinud ja kasutanud, nimetan selle ühe termini transzendentaalne lihtsalt näiteks ja miks ma nii arvan, et lugesin hiljuti ühte, see on 63. aastast, aga väga oluline ülevaade Kantist, kuidas on võimalik ikkagi Kantist väga valesti aru saada ja see autor Wolf toob seda väga selgelt välja, et on ülioluline määratleda mõiste sõnaraamatu järgi või üldkasutuse järgi või mingi valdkonna järgi, vaid ka täpselt selle järgi, kuidas see vastav teadlane või inimene on teatud terminid on kasutanud ja ma toon siia seda nüüd üle Schönbergile ja ma arvan, et kui me räägime gedankest Schönbergi kontekstis või Hauptstimme ja kõik need mõisted, mida me teame Schönbergi muusikast, siis peame neid määratlema selle kaudu, kuidas Schönberg sellest aru saab ja eks kui see on tõlgitud inglise keelde idee või idea, siis
mind see tangi metafoor või see näpitsa metafoor on väga nagu nüüd kummitanud, et näiliselt lihtne mehaanika, mil on suur jõud. Ma arvan, me võimegi võtta seda kui Schönbergi määratlust sellele, mis asi on tema jaoks gedanke või siis idee, mis ei lähegi moest välja, mis ei saa üldse vananeda, nii nagu näpitsa mehhanism. Ta toob selles tekstis veel romantilisuse kui kuivõrd see ei saa minna moest ja siis veel ka toob veel näite selle kohta, kuidas moes soengumood muutusid, kui naised lõuksed ära ja väga huvitavad näited, mis siis tol ajal juba hakkasid minema nagu läks nagu moodi ja ühesõnaga väga huvitavad näited. Ma arvan, et kõige selle taga on siis just see Schönbergi mõtte idee, kuidas me ütleme eesti keeles mõtte siis, mitte ju idee. Ma tahtsingi tegelikult küsida, kuna praegu on käimas loodetavasti nii-öelda selle Schönbergi teose tõlkimise protsess, et kas me peaksime tegelikult minema selle algjuure juurde tagasi, sest eestikeelne sõna gedanke on mõte. Ja miks ma seda tegelikult küsin, ongi see, et sõna idee on ju koormatud väga paljude ka, ütleme, filosoofia mõttes. Miks ma hakkasin seda nagu uurima natukene, et mida see sõna idee võiks Schönbergi jaoks tähendada. Aga kui me selle sõna üldse jätaksime kõrvale, siis see probleem mingis mõttes kaoks. Hansul on seal käsi püsti, räägi, Hans. Et ma kommenteeriks ka seda enda poolt, et kõigepealt, kui me võrdleme lihtsalt argikeeles, saksa argikeeles, et see nagu termin idee ja gedanke, siis on idee on ikka midagi sellist, mis peab olema unikaalne, see on nagu seotud, nagu sa leiutasid midagi või sa tulid mingisuguse erilise asja peale. See vastu gedanke on pigem suke üldine, et kõik, mida me mõtleme, need on gedanken ja et aga samas, kui ma selle artikli nüüd, ma ei jõudnud seda päriselt nagu lugeda, aga siis on lihtsalt näha, et praegu testisin selle otsingumootoriga, et sõna idee ei ole tal üldse siin kirjas. Tal on ainult gedanke, idee, kui termin ei tule seal ette. Samas siin on, kui ma vaatasin seda nagu niimoodi otsingumootoriga läbi, et siis on nagu päris tihti tuleb see ühend musikaalise gedanke. Musikaalise gedanke tuleb siin 2 korda vist. Et siin peab võib-olla vaatama, mis kontekstis see sõna gedanke, mis tuleb siin ette, leiab 28 korda. Et kas ta mõtleb ikka, kas tal on nagu erinevad asjad, mida ta gedankena siin kirjeldab või on et mis ta siis sellega, seda tuleks analüüsida, aga et selles mõttes, et seal on, et võib-olla selle eesti keeles öeldakse ikka kohe muusikaline idee, mitte muusikaline mõte, et selles ühenduses ta võib-olla kuna eesti keeles mõte on ju 2 tähendust, üks on see gedanke võiks olla, teile on see nagu sinn, mõte on ju sinn eesti keeles ka. Et ja see siin ja gedanke on 2 eri asja, kui gedanke on igaüks, võib olla igasugune asi, mida sul pähe tuleb, on gedanke.
kui igas, mida sa no, ette kujutad, mida sa nagu paljud ei räägi, et seda nimetatakse gedankeniks, siis see Sinn on see, mis on ju midagi sellist, mis annab mingit mõtet, mis on nagu mingisuguse loogikalise, noh, peab olema mingisuguse süsteemsus, et no, ma ei ole nagu filoloog ega filosoof, et selles mõttes, aga siis seal ma näen seda probleemi selle eestikeelse sõnaga, aga noh, ma ei ole ka noh, eesti emakeele rääkija, aga Mart tahtis midagi öelda. Ja aitäh. Mina mõtlesin selle gedanke peale ja pärast ka Sinni peale, mida Hans välja tõi. Et Schönberg oli hegeliaan kindlasti, et teda tuleks Hegeli terminites vaadelda. Ja Hegelil on, gedanke on kindel termin, et olemine ja mõtlemine on Hegeli jaoks üks ja sama. Ja seda ta nimetab gedanke, kui miski saab mõttest haaratud, siis ta nimetab seda gedanke. Just nimelt see termin on gedanke, mitte mingisugune muu Hegeli tõttu. Äkki see on, ma ei ole kindel, aga see võib niimoodi olla, et Schönberg võttis selle termini just nimelt Hegelilt. Ja teine asi, mida ma ütlen Sinni kohta on, et Sinn tõlgitakse eesti keeles tähendus. See on küll briti filosoofia, analüütilises filosoofias, mille algataja on tegelikult küll sakslane Frege, aga Sinn und Bedeutung on tema alust rajav teos ja seda tõlgitakse eesti keelde tähendus ja osutus. Nii et Sinni ei tasu siia praegu sisse tuua. Sõnaga gedanke pakun ma välja ja küsida mõne hegeliaani käest, et kas see on okei. Kuidas seda eesti keelde nüüd tõlkida Hegelil, see on nüüd omaette küsimus. Kas ta on idee või siis mõte? Ja Hans, räägi. Me ei pea nii pidulikud olema. Aga kui sa ütled, et Sinn on siis nagu eesti keeles tähendus, siis kui ma tagasi tõlgin, et tähendus on pigem nagu seostuks sõna Bedeutung. Jaa, tähendab, vabandust, ma ajasin terminid sassi. Sinn ja Bedeutung võib-olla ongi niimoodi, et Sinn siis on nagu osutus. Tähendab, aga see Frege pealkiri tõlgitakse tähendus ja osutus ja see algab, see on ju sellises järjekorras Sinn und Bedeutung. Ja. Ja eestikeelne, mul on ta meeles niimoodi, on tähendus ja osutus, aga võib-olla on ka vastupidi, nii et ma ei vaidle praegu. Seda peaks selgeks, see võib ka olla, et see tähendus nagu filosoofilises terminoloogias võib ka olla Sinn, mida ei tea seda, aga see on muidugi analüütilise filosoofia terminites, mis ei ole saksa kontinentaalne filosoofia, nii et seal on teised terminid. Puht nagu argikeelsed ütleks, tähendus on Bedeutung, või see, kui me nagu terminoloogia ka tegelesime, siis ma olen tähendus on Bedeutung, kus me nagu selle ja Bedeutung ja Sinn ei ole see sama ju. Ega siis tähendus ja osutus ei ole ka seda sama, seda tahabki ütelda Frege just nimelt. Et näide on siis tähe probleem, et Veenus on üks ja sama, see on siis osutus, aga see, et ta on vahel koidutäht ja vahel on ehatäht, see on tähendus. See on see mõte tal. See ei olegi üks ja sama asi. Kas sa, Mart, oskad öelda praegu, kuidas moodi see Hegeli gedanke inglise keelde tõlgitakse? Sest probleem, millega me tegelikult praegu maadleme, on tegelikult inglise keele traditsioonid. Sest kui me otse hakkaksime praegu tõlkima saksa keelest Schönbergi teksti, siis me ilmselt tõlgiksime tema gedanke kui mõte. Ja meil ei oleks üldse mingit probleemi, me ei hakkaks seda ideeduse sisse tooma. Me probleemitseme praegu selle tõttu, et inglise keelde on see tõlgitud ideena. See on see, mina näen seda probleemi praegu sellisena. Aga minu meelest on kõige lihtsam, kui me küsime mõne Hegeli asjatundja käest. Vanasti oli selleks Linnar Priimägi, aga tänapäeval on kas või sama Joonas Hellermaa, kes teeb Hegelist doktoritööd. Okay. Ja need on kindlasti veel,
terve Tartu Ülikooli filosoofia teaduskond oli ju hegeliaanid seal, Mattius ja nii edasi. Et tegelikult keegi võiks praegu võtta lihtsalt eksperdiks ja küsida, kuidas ta on saksa keeles ja kuidas ta on inglise keeles ja eesti keeles. Aga mina olen liiga rumal, et praegu siin midagi ütelda. Nojah, ütleme nii, et see probleem tuleb sellel hetkel, kui me tahame selle Schönbergi raamatule eesti keeles pealkirja panna. Et enne seda me väga selle teemaga ei maadlegi, aga kui siis tuleb raamatukaanele mingi asi, siis see peaks olema läbi kaalutletud. Et miks tuleb see või miks tuleb teine asi. Ma arvan, et see probleem tuleb nagu seal. Ja selle ideega seoses tegelikult ma tahtsin nagu veel ikkagi aru saada, et vaata ütlete ka, et see Gedanke, see nagu selgendab minu jaoks asja natukene. Et kui me lähtume sellest, et Schönberg võib-olla mõtleski nii nagu tavainimene mõtleb, et on mõte. Ongi mingi mõte millestki. Et ikkagi nüüd nagu see, et kui ma võtan kas või selle sama näpitstangide näite, et jah, see on ju kangi kuldreegel või selle jõuõla, ma ei tea, kuidas neid nimetatakse erinevaid asju, see jõuõla põhimõte. Jõuõla põhimõttel sa võid ju väga erinevaid masinaid ehitada. Tangid seal hulgas. Et ühesõnaga, kas ma saan nüüd õigesti aru, et tangid võivad olla seesugused või teissugused, ühesõnaga, kus see piir tegelikult on? Et üks on jah, see põhimõtteline loodusseadus, mida nüüd rakendatakse ja mis tõepoolest ei hävi mitte kuskile. See ilmselt igas universumi punktis kehtib. Aga teine nüüd ongi see, et kus maal nagu lõpeb nüüd see nii-öelda see Gedanke või see mõte sellest ja kust algab nüüd see stiil tegelikult. Et kas seal on nii ranget piiri? See niisugune juba need tangide puhul mul tekkis ja muusika puhul ma üldse ei räägigi. Et ikkagi, et kas see tema jutt, et kuhu ta nagu paigutub, et kas see ikkagi ei ole rohkem selline kultuurikriitika või midagi sellist. Et mis te arvate sellest, et kuidas te seda nagu tunnetate? See Gedanke muidugi teeb asja lihtsamaks, jah, et selles mõttes idee oleks olnud väga karm ja see oleks olnud väga selline, see on tegelikult arusaamatu sõna minu jaoks, ongi. Gedanke on arusaadavam. Aga nüüd ikkagi see eristus, ühesõnaga see stiili ja selle sama mõtte eristus, et kus see siis tegelikult on? Mart, oskad sa siis? Sul on mikker kinni muide. Vabandust. Ma tahtsin lihtsalt ühe näite veel tuua, mida Gerhard ei maininud, kui ta ülevaate tegi. Muide, väga hea ülevaade, aitäh, Gerhard. Et seal on tal üks koht, just enne seda tangi jutt on selles saksakeelses versioonis, kus ta räägib muusikalise näite kaudu ideest. Ma seda natukene siin tõlkisin. See on see, ma ei tea, kas te leiate üles sellest saksakeelsest, aga ma viitan siis ühesõnaga, et igale esialgsele helile, iga algushelile lisatud heli muudab selle tähenduse kaheldavaks. Näiteks kui G-noodile järgneb C-noot, siis ei ole kõrv kindel, kas see väljendab C-tuuri või G-tuuri või isegi F-tuuri või E-molli. Ja muude helide lisamine võib selle probleemi lahendada või mitte, see tekitab rahutuse ja tasakaalutuse seisundi, mis kasvab suurema osa teose vältel ja mida tugevdavad veel rütmi sarnased funktsioonid. Tasakaalu taastamise meetod tundub mulle olevat kompositsiooni idee või mõte, see tasakaalu taastamise meetod. Ja siis mulle tundub, et ta räägib siin tonaalsusest, tonaalse muusika ideest. Et kui on tekitatud selline rahutus, ei ole päris täpselt teada, kuhu asi rahuneb või lõpeb, et siis tonaalsuses teatavasti see lõppakord peab selle rahu taastama. Aga sõna idee ta ei kasuta. Kuidas? Saksa keeles ta seda sõna idee ei kasuta. Ta ütleb niimoodi, die Methode durch die das Gleichgewicht wiederhergestellt wird, scheint mir der eigentliche Gedanke der Komposition.
ta ütleb ikkagi gedanke, eks ju. Me võime seda ideeks tõlkida või mõtteks või mida iganes, eks. Ütlebki tanke, mitte idee. Ja järgmine lõik ongi see sama tangide mõte, et nagu ütleb minu meelest ka alguses muusikalise näite selle gedanke kohta ja siis ta ütleb selle tangi näite või tangide näite. Ja siis mulle tundub, et see käib tonaalsuse kohta. Ta lõpetab siin veel, et võib-olla võiks teemade rühmade isegi pikemate lõikude sagedast kordamist vaadelda kui katset varakult tasakaalustada loomuomast pinget. Ja ta viitab siin minu meelest, nagu ta ei ütle küll, et see on tonaalne muusika, aga ta viitab. Ühesõnaga, ta tahab siin öelda, et tonaalsel muusikal on ka gedanke olemas, aga see gedanke on selline, nagu ta siin kirjeldab. Et võib-olla see annab selgust natuke, mida ta selle idee või gedanke all silmas peab, seda ma tahtsin öelda praegu. Ei, üldse ta räägib seal gedanke või musikaalise gedanke, aga selles mõttes, aga ta üldises mõttes ei ütle üldse, et see sõltub nagu mingisugusest stiilist või mingisugusest kompositsioonitehnikast, et see sõna gedanke kasutab ta üldises mõttes muusika kohta, et see ei ole reserveeritud nagu tema nüüdis stiili üleüldse, et palju, ma ei ole seda nüüd vaadanud, palju need Schönbergi artiklid käsitlevad ju seda traditsioonilist muusikat, seda, kus ta kirjutab oma sellest kirjutab atonaalsest muusikast või oma dodekafoonilisest kompositsioonitehnikast, see on ju tegelikult kõige väiksem osa tema kirjutisest, või kas ma eksin? Kas võib ikkagi siis mõista nõnda, et see mõte on midagi nagu tõepoolest sellist, mis kirjeldab mingisugust nii-öelda alusprintsiipi või põhiprintsiipi? Nii nagu ütleme, tangide puhul on see sama jõu või mis on see kangi kuldreegel, kuidas seda nimetab, ma ei tea, eri moel erinevalt. Aga kas me võime siis mõista niimoodi, et see mõte on nüüd või siis see idee on midagi sellist? Ja neid võimalusi seda mõtet või seda põhiideed praktikas rakendada, et neid rakendusi on lihtsalt hästi palju. Et kas ma olen nagu õigesti aru saanud teie meelest? Et ma mõtlen Schönbergi puhul, kas ta räägib nagu millestki sellisest? Sest jah, see on tõepoolest, see on ilmselt tonaalse muusika, kõigepealt tekitame suure segaduse ja siis lahendame selle kuidagimoodi ära. Ja selleks on teatud lahendus mingisugused vormelid, millega see lõpuks see suur segadus lahendatakse. Selles mõttes on õigus, jah? Mul tuli praegu siuke mõte, et siukene väga vulgaarne selgitus, et on eesti keeles termin olemas nagu mõttetu mees või mõttetu asi. Ja kui me paneme näiteks 2 rauatükki risti, ega ei arvata välja, et nad peaksid olema õige jõuõlaga, nii et saaks seda näpitsana kasutada, siis see on mõttetu riist. Kui me paneme suvalised noodid kõrvuti, siis see on mõttetu helikogum. Aga see, mis annab sellele ja kui mehel ei ole, see on muidugi anekdootlik või selline naeruvääristamine, ükski inimene ei saa olla mõttetu tegelikult, aga ütleme, nii nagu seda pilkeliselt kasutatakse, et ta on täiesti tähelepanematu ja teda ei ole üldse tarvis, seda inimest. Et ühesõnaga ta on mõttetu. Aga mõtte annab just asjale või nähtusele see, et tal on mingisugune põhjus või väärtus või olemasolu tingimus. Aga kas see ei viitab pigem selle siin või inglise keeles on see sõna sense? Ja kui ma sinu metafoori nüüd edasi mõtlesin, ma kohe lõi silme ette sellise leiutis nagu mõttetu masin või senseless machine, vist on see inglise keeles. See on selline boks, seal on nupp peal, et kui sa selle nupu peale vajutad, tuleb välja käpp ja lükkab see boks jällegi kinni. Et selline asi, mis üldse ei loo mingit lisaväärtust. Aga tal on ka mingisugune idee olemas sellel boksil. Et selles mõttes tal on kas või see asi, mida sa praegu kirjeldasid, on ilmselt ka kuidagimoodi nii-öelda mingisse printsiipi kokku pandav.
no ta on selline väga kiire nagu feedback loop selles mõttes. Sa lülitad lüliti sisse, siis tuleb, sahtel käib lahti ja tuleb käpp välja ja lülitab selle sama lüliti jällegi välja. Ja seda saad lõputult teha, seda mängu. Et see on selles mõttes, et ta on nagu suke hermeetiline süsteem, et ta ei lähe endast välja. Kuni teksel välja muidugi tõmmatakse kuskilt, ega ta lõputult ei tööta. No nii kaua, kui tal patarei, kui see ei ole just mehaanilise vetrupinge peale ehitatud, on seda võib ka teha. Okei, ma saan sellest mõttes nüüd tangide puhul aru, aga näiteks selle sama tonaalsuse puhul ta lihtsalt pigem kirjeldab, ta võtab ikkagi mingisuguse etaloni, ta ütleb, et tonaalsus on nüüd midagi, oletame, et jutt on tonaalsusest, seda ei ole siin öeldud, aga oletame, et see on seal midagi sellist. Et ta võtab mingi etaloni ja siis ta lihtsalt kirjeldab sellele etalonile vastavat mingisugust alust või printsiipi või ütleme, et kas need asjad kõik, mis nüüd ühesõnaga sellele printsiibile vastavad, kas nad nii-öelda kuuluvad sinna klassi, mis kõik selle printsiibiga on kuidagi määratletud või ei kuulu. Aga just, et minu jaoks on nagu probleem see, et selle sama klassi nagu olulisus, see, et tegelikult ju seda muusikat, kus on kõigepealt tekitatud mingisugune tonaalne segadus ja siis see lahendatakse kuidagi ära ja seda muusikat on ju sajandate jooksul tohutult. Millise eristuse see asi meile lõpuks nagu annab? Ma ikkagi sellest tegelikult kokkuvõttes päris täpselt aru ei saa. Kindel on ju see, et Schönberg aktsepteeris täiesti tonaalsust, aga tema point oli minu meelest just see, et pärast tonaalsust tuleb hegelikus sellises arengus või progressis tuleb järgmine etapp, mis on siis see tema komponeerimine ainult üksteisega seotud 12/4-ga. Et ta pidas tonaalsust ja lugu, ta kirjutas ise ju tonaalset muusikat ja ta ei põlanud sugugi tonaalsust. Ta lihtsalt tahab minu meelest siin näidata, et see on varasema temale eelneva ajastu idee, aga tema siis pakub välja selle järgmise ajastu idee või? Ma lendasin praegu selle lõigu üle, eriti siin, kus Gerhard seda veel otse chati pannud, seda lõiku, et sisuliselt ta tahab ju näidata, et mingisugune idee või mõte on see nagu pingete tasakaal. Et see on tal selline nagu metafoor, mida ta tahab lihtsalt sellega demonstreerida. Ja siis kui ütleb nii, et nagu kõik sõltub nagu kontekstis, ma saan sellest nii aru, et ütleb, kui nagu peale C tuleb G-d, seal ta räägib ainult nootidest, mitte kolmkõladest. Kann das Ohr nicht sicher sein, ob dadurch C-dur oder G-dur, et see on liiga vähe noote, et aru saada, mis tonaalsuses me oleme või selles mõttes, et me vajame rohkem ja siis kui meil on liiga vähe informatsiooni, nagu siis tekib selline nagu mitte tasakaal ja me ootame lihtsalt midagi, mis nagu vastab sellele küsimusele, mis need 2 nooti või 3 nooti seal esitanud. Et mis on selle konkreetse kontekst, et ma ei tea. Gerhard, kas sa saad seda kommenteerida või oled kuskil ära? Ei, ma olen olemas, ma võrdlesin saksa ja inglisekeelseid tõlked. Ma olen sinu mõttekäiguga nõus, ma ei oska midagi praegu lisada. Jah, et kuna Gerhard, sa oled ju, siin on sõna spannung, sa oled selle pinge ja muusika oled sa sellega väga palju tegelenud,
Aitäh, ja ma kõrvad kikkis kuulasin seda. Ma ei olnud seda selle pilgu all niimoodi lugenud, et Mart tõi selle näite just. mulle tundub, et ta lihtsalt viitab, et selles mõttes muusikaline mõte võib olla, võime kirjeldada kui mingisugune pinge olukord muusikas ehk mingi pingedisain või mis iganes. Ütleksime tänapäeval selle kohta. No Hans, veel kord, see oli näide ja Mart tõi praegu selle näite lihtsalt selle tõttu, et küsimus tekkis nagu sellest, et me ei saa võib-olla täpselt aru sellest näpitsate näitest, kuidas see muusikas võiks töötada. Et see oli praegu lihtsalt näide, mille Schönberg ka ise tõi ja kuidas ta selle näpitsani jõudis. Ja mina saan aru, et mis on nii-öelda tonaalse muusika mõte, millest ta siin ilmselt räägib, ilmselgelt, eks on, see ongi see. Ongi just nimelt see, et tekitatakse mingisugune tonaalne segadus, mis mingisugusel moel kuidagi ära lahendatakse. Et see on nagu see alusprintsiip. Ja kindlasti on neid printsiipe nüüd teistsuguseid. Tähendab, ta ilmselt varjamisi või vaikimisi ju peab 34. aastal silmas ka seda, et on ka teistsuguseid printsiipe, kuidas üldse muusikat üles ehitada. Et see ei pea tingimata üldse niisugune olema. Tähendab, järelikult võib olla mingi teine gedanke. Et see nüüd oli üks gedanke, mingi tonaliteet gedanke, aga nüüd võib olla hoopis mingisugune muu atonaliteet, mida ta ei kasuta, aga mingi selline või hoopis mingi muu süsteem. Aga lihtsalt minu küsimus praegu on see, et kus on nüüd see piir, kus me võime rääkida gedankest ja kus on see piir, kus me tegelikult võime rääkida või peaksime rääkima stiilist. Et kas üleminek tonaalselt muusikalt nii-öelda nüüd sellisele muusikale, kus seda tonaalsust ei ole, kas see on nii-öelda selle gedanke küsimus või on see stiili küsimus? Et see jääb mulle natukene tegelikult, mida Schönberg võis mõelda, mulle jääb see natukene tegelikult arusaamatuks. Võtame jällegi selle tangi ette, et need viimased laused, et ta ütleb siis, tangid on väga vanad tööriistad ja isegi tänapäeval võib-olla ei kasutata neid, vaid on nagu paremad, kui me ette kujutada, meil on mingisugused nagu peenema mehaanika või mis iganes elektrilised tööriistad, aga see gedanke võib-olla dahinter kan niemand veraltet, see tähendab, see printsiip on universaalne. No just. Et see printsiip on universaalne ja siis see printsiip on talle tähtis, see on see gedanke ja see on erinev lihtsalt stiilist. Ja, Mart. Mina pakun välja, et kui aasta on 1934, siis umbes sellel ajal ju pidas tema õpilane Weber need loengud, kus ta ütleb selgelt välja, et tonaalsus on surnud. Ja ma arvan, et Schönbergi koolkonnas nii arvategi, et tonaalsus on juba surnud. Ja see, kui kasutada selle tonaalsuse surnud olemise ajal tonaalsust, siis see on stiil juba. Seda ja võib-olla sellepärast ta irvitabki Stravinskile, et ta kasutab tonaalsust ajal, kui tonaalsus on juba surnud. Ta on saanud juba stiiliks. Nüüd ei ole, nüüd on muusika... Siin tuleb see üks pärast seda kirjutab veel siin, vähemalt siin on kaldkirjas esile tõstuda. Ein gedanke kann niemals vergehen. See tähendab, see on mingisugused nagu universaalsed ja ajatu nagu muusikalised struktuurid ilmselt seda mõtleb. Ja stiil on see, et see on see, mis nagu mingisugune asi on moes, tehakse nii, aga siis võib-olla paarikümne aasta pärast ei tehta seda enam. Ja see on nagu stiil on see, mis on nagu sellise nagu lühiajalise või nagu moepärase kompositsiooni nagu elemendid on, et seda ta nimetab siis ilmselt stiili. Et see on võib-olla mingil määraga mingi esteetiline determinatsioon, et siin ei saa seda kuidagi nagu väga eristada puhtalt nagu ontoloogiliselt. No, mulle ka tundub nii. Ma panin chati veel
selle tangi metafoori ümber käivad laused on väga, eriti need sissejuhatavad laused on väga huvitavad. Ma tõstsin inglise ja saksa keele nüüd kõrvuti, vaadake seda sealt veel. I consider myself consider the totality of a piece as the idea which its creator wanted to present. Teos ideena idee, mida looja tahtis esitleda. But because of the lack of better terms, I am forced to define the term idea in the following manner ja siis tuleb see, mida Mart tõi selle näitena, every tone ja nii edasi, iga heli, mis järgneb teisele. Ja seesama nüüd saksa keeles Totalität eines Stückes als den Gedanken, den sein Schöpfer darstellen wollte. Aber aus Mangel an besseren Begriffen, et Schönberg tunnistab, et siin on oskuskeele probleem, bin ich gezwungen, den Begriff Gedanke auf folgende Weise zu definieren ja siis ta defineerib seda see, mida Mart meile tõi. Näidete kaudu. Selle näidete kaudu, selle näite kaudu, mis justkui nagu tegeleb tonaalsusega, selle tasakaalu ja pingega. No siin võib olla tõepoolest, mida Mart ütles, et siin võib olla see alltekst, mida tõesti siin kirjas ei ole, et 34. aastal ta võis olla juba kõigi selliste suhtes nagu negatiivselt meelestanud, kes kasutasid veel tonaalsust, ühesõnaga nad ei ole ühegi uue mõttega nagu välja tulnud. Aga noh, okei, see on selline kultuurikriitika. Et võib-olla sellisena peakski seda tegelikult seda teksti ikkagi võtma, et ta on nagu pigem selline pedagoogiline ja kultuurikriitiline. Ma lihtsalt tahtsin nagu asetada, et kuhu see tekst tegelikult asetub või kuhu ta peaks kuuluma. Et ta ilmselt ei ole väga selles mõttes, kuidas öelda, ta ei ole väga ikkagi nagu filosoofilises mõttes nagu põhistatud väga. Enne seda veel see üks lause, in its most common meaning the term idea, see on see ingliskeelne tõlge, the term idea is used as a synonym for theme, melody, phrase or motive. Ma arvan, siin on meil väga konkreetne definitsioon. Ma otsin seda saksa keelest ka välja ja siis me saame seda aga siis tõenäoliselt gedanke on tal nagu kaks asja. Üks asi on see, kuni gedanke on nagu see teos ise ja kõik tema omadused. Ja siis teine asi on sellised nagu universaalsed olekud, nagu ta selle kitsama näitega näitab. No teos tervikuna, aga ka siis ta nüüd räägib sellest, et see on synonym für Thema, Melodie, Phrase oder Motiv. Et siin on nüüd konkreetset muusikastruktuuri. Äkki ta on mingi määra synonym äkki struktuuriga? Ei tea, ma arvan, et see on selline ikkagi kultuurikriitiline aspekt ja pigem siuke pedagoogiline, et ta ei ole tegelikult, see on loomulikult see, et millise teema sa nii-öelda välja mõtled, selline see lugu on lõpuks. See on arusaadav, jah. Aga samas ma küsin, et igal juhul see teema on ju ka mingi stiilis, ta ei ole ju stiilitu. Et ühesõnaga siin ongi nagu see, et kuna ta neid kahte mõistet vastandab, eks, siis ma lihtsalt küsin veel kord, kuivõrd need üldse on vastandlikud. No sellisel moel, või nad on tegelikult, või ongi see lihtsalt üks loetelu mingitest asjadest, et mis on nagu tähtsad aspektid, et stiil ei ole nii tähtis, kui just nimelt see mõte. Aga kuidas ei ole, ma küsiks, et ikkagi meil on tohutult tonaalseid lugusid, mis on head ja on tonaalseid lugusid, mis ei ole nii head ja nii edasi. Ja see ei ole ju selle tonaalsuse põhimõtte nii-öelda küsimus, sest mõlema puhul on realiseeritud see, et alguses on tonaalne mingisugune segadus ja see laheneb kuidagi moodi ära. Aga see on just nimelt stiili küsimus, kuidas see on tehtud. Ühesõnaga.
See oli minu küsimus. Minu meelest see tangide ja tonaalsuse sidumine, see tangide põhimõtte ja tonaalsuse sidumine on päris asjakohane Schönbergil. Et tõesti, et see tangide idee käib läbi kõikvõimalike tangide läbi ajastute, kuni tänapäevani välja. Ja see tonaalsuse idee samamoodi võib olla häid tange, mis lähevad kohe puruks, kui sa nendega töötama hakkad ja võib olla paremaid tange, mis ei lähe puruks, aga see idee jääb kogu aeg kõikide tangide puhul samaks, samamoodi ka tonaalsete lugude puhul. Et minu meelest ikkagi, need on ikkagi mõlemad samaväärsed ideed või mõtted nii tangide kui seal tonaalsuse puhul, mille pärast iganes ta neid siin toob, aga tema arvates on need asjakohased näited ja minu meelest ka. Aga kui sa küsid, Andrus, et mis on siis stiil ja mis on siis või see mõte või idee, no siis mina saan küll sellest ikkagi niimoodi aru, et see, nagu ta ütleb, idee on ajatu või mõte on ajatu ja järelikult stiil on ajalik. Ta muutub. Seda tangi võib erinevate disainerite all käe alt tulla välja, aga see mõte on ikkagi sama üks. Ja on paremaid tonaalseid heliloojaid ja kehvemaid, aga see idee on ikkagi see sama üks, et toonika satub vahepeal pingesse dominandi tõttu ja siis laheneb jälle toonikasse ära. Nii nagu see Schenkeri analüüsis on see kolmkõla või siis uursats seal. No mina saan sellest praegu niimoodi aru, ma ei tea, kas ma suutsin seda selgesti väljendada, mida ma aru saan. Ei, see on absoluutselt arusaadav. Et küsimus on nagu tõesti see, et kuidas me seda nii-öelda peaksime muusikasse üle kandma, aga kui me tõesti vaatame hästi pikkade ajaliste mingisuguste perioodidena, et meil on tõesti nagu 100 aastaid nüüd seda printsiipi, et see tonaalne segadus, mis laheneb tonaalse korrastatusega ja seal on nagu, ei tea, 100 000 teoseid ilmselt, mis kõik seda sama printsiipi nii-öelda järgivad. Et jah. Ja ma meenutan veel kord, kui seda Webernit tohib siia tuua veel, et tema vaatlebki muusika ajalugu 100 aastate lõikes. Tal on mingid etapid seal, see varane polüfoonia, orgaanum ja varane polüfoonia, madalmaade polüfoonia, siis Bach ja siis klassitsism või see tonaalsuse aeg kuni romantismini ja siis tuleb täiesti uus murrang. Kui tonaalsus on surnud, et see on selline ajalooline areng. Ja see on tõesti 1000-aastane või 2000-aastane muusika ajalugu, mida ta seal vaatab. Selline progressi mõte. Ja. Ja, samas ta toob, see Ballstedt toob seda ka välja. Ta tegi skeemi sellest, et kuivõrd horisontaalne ja kuivõrd vertikaal teatud ajastutel valitsevad. See on see mõte. Ja just. Ma leidsin siin veel, ma võrdlen praegu need tekstid inglise ja saksa keeles, et mõtte või see gedanke või see idea ei ole alati nii-öelda loogilise tuletisena ilmub, vaid see võib olla ka juhuslik, mitte juhuslik, the mind is unprovoked and perhaps even undesired. Nii see minu viimased postitused siin chatis. Ehk ta räägib sellest, et see gedanke või see idea võib ilmuda ka täiesti lambist, nagu eesti keeles öeldakse, või ilma, et seal oleks mingi loogiline põhjus. Minul seostub see muidugi kohe serendipidiga ka, kui ta räägib sellest, perhaps even as undesired. Nii et siin on mingisugune transzendentaalne mõte ka taga. Ta näeb siin ka midagi, mis lihtsalt ilma, et ma... katkeb, et kui sul on praegu olulist juttu, siis me seda ilmselt ei kuule. Nii, Mart, sinu viimased 30 sekundit läks ilmselt kaduma, sest siin oli minu jaoks mingi internetihäire. Et äkki sa kordad?
Minu jutt. ja sinu Ja, jutt. ütlen uuesti, et minu. Ja, chatis ma kõrvutasin veel siin ühe lause, või 2 lauset, mis on seotud sellega, et ideed, ideas inglise keeles või gedanke saksa keeles ei pea olema alati loogiliselt tuletatud ajus, vaid nad võivad ilmuda ka lihtsalt juhuslikult või tahtmatult ilmuda. Ja ta ütleb siin, et the mind is unprovoked and perhaps even as undesired. Või siis Gedanken können den Geist so ungerufen und vielleicht sogar so unerwünscht überfallen, rünnata tahtmatult. No mina seostan seda kohaga serendipidiga, juhtus midagi, millega sa ei ole arvestanud, aga see mõjutab sind. Ühesõnaga mõtte või idea, tähendab see idea või see gedanke ei pruugi olla alati kuidagi loogilise mõttetöö tulemus. Jaa, aitäh, Gerhard. Ma olen täitsa nõus, et võib-olla Schönberg toob siia sisse mingisuguse, vahel öeldakse ahaa-efekt. Just. Või siis ka mina kui teoloogia esindaja ütlen, et see on nagu ilmutus, et see mõte või idee tuleb vahel. Sa näed mingisugust korratult laiali pillatud asju, objekte ja siis sa järsku näed nendes mõtet ja see tuleb nagu taevane ilmutus sulle pääle. Nii nagu võib-olla Mendelejev sai oma selle tabeliunes kätte. Võib-olla see ei ole hea näide. Aga sellised momendid on ka loojatele alati olnud, et mingi hetk sa äkki näed midagi, mis on ilmselge, aga mida sa enne millegi pärast ei näinud, et sul oli lihtsalt mõtted teisiti ja nii edasi. Aga ma ikkagi veel kord natukene urgitseks selle sama gedanke ja selle sama nende stiilide puhul, et ühesõnaga jah, okei, on olnud mingi tonaalsuse printsiip ja seda Schönberg praegu siin kirjeldab ja nii edasi. Aga tõepoolest 1000 aastate jooksul on seda printsiipi nüüd rakendatud ja seda on rakendatud kuidagimoodi erinevalt. Ja nüüd küsimus nagu selle kohta, see mõte selle kohta, kuidas seda rakendada. Et kui me mõtleme tõesti neid ajastute üleminekuid mingisugusest barokkstiilist näiteks klassitsistlikuks ja nii edasi, et ühesõnaga ma küsin, et kas seal taga siis ei ole mõtet? Või ei ole see mõte nagu piisavalt suur, et on nagu suured mõtted ja väiksemad mõtted? No, ütleme niimoodi selle stiili kohta ta kirjutab veidigi varem ka, et see on selline asi, mis on nagu mingisugune nagu käsitöö tulemus, et kui see on üks meistertab alati niimoodi ja see on nagu ka pigem võrdleb kuidagi selle loodusega, et nagu natuke ironiseeriv, et üldises mõttes, et kui sul on ploomipuu, siis viljadeks tulevad ainult ploomid ja umbes nii välja arvatud jõulupuu, millel on teised või samamoodi, et loomadest tulevad ikka samad loomad välja, kui nad sigivad või välja arvatud lihavõtte jänes ja mingid sellist asja. Siin on äkki see, mida Mart just ütles, et see on see mõtestatus. Et võib-olla tihtipeale käsitööline lihtsalt teeb, kuna isa-isad on täpselt samamoodi teinud ja ta ei pruugi mõtestada. Et kas see on nüüd see sama asi on küsimus, sest ütleme nii, et oletame, et me leiame käsitöölise, kes tahab tegelikult oma töömeetodit, ütleme nii, et seda sama tangi kasvõi tahab teha nüüd kuidagi paremaks. Seesama gedanke on nüüd see põhiprintsiip, ma vaatasin, see on eesti keeles mehaanika kuldreegel. Et nii mitu korda, kui lihtmehhanismi kasutamisel võidetakse jõus, kaotatakse läbitud tee pikkusest. Nii, see on mehaanika kuldreegel. Et ühesõnaga ta kasutab seda sama mehaanika kuldreeglit, aga ta tahab teha nüüd kuidagi seda täpselt sama reeglit rakendavad teistsugused tangid. Ja ma küsin, et kas selles soovis ei ole siis gedanket? Või on selles soovis seda gedanket kuidagi vähem kui nüüd selles põhiprintsiibis, selles mehaanika kuldreeglis endas? See oli tegelikult minu küsimus. Et kas see eritlus ikkagi on kvalitatiivne? Või eristus on kvalitatiivne?
No mina pakun, et mehaaniku kuldreegel on ikkagi sel juhul ketanke ja see, kui sa teed temast sellesama reegli põhjal mingisuguse uue tangi, uue aparaadi, siis see ei ole, see on ikkagi sama ketanke, see on siis minu arust ikkagi stiil. Aga kas selle Või ma sain valesti aru? aga küsimus nagu see, et kas selle stiili taga ei ole mingit ketanket, et ühesõnaga, kas see on mingid pisemad ketanket? Et kui ütleme nii, et on üks suur ketanke, üks suur mõte, seesama mehaanika kuldreegel, aga nüüd, kui sa nii-öelda treid selle nupu teistsuguse, teed selle tangi kuidagi teistsuguse, muudad seal mingisugust, kas või seal saab ju neid pikkusi muuta, eks on ju. Et kas selle taga nagu ei ole mõtet? Vaata, see oli minu küsimus. Kas äkki aitaks see, et vaata enne Gerhard rääkis või oli see Hans lisandväärtusest? Kui sa mingisugust uut teadmist lisad juurde millelegi, siis võib-olla see on juba uus ketanke. Ma ei tea, kuidas see seostub sinu näitega mehaaniku kuldreeglist, aga näiteks mul tuleb doktoritöö nõue ülikoolides, et sa pead mingit lisandväärtust pakkuma. Kui seda ei paku, siis ei ole hea töö. Et ühesõnaga, võib-olla äkki see on juba siis see lisandväärtuse pakkumine mingisuguse asja juurde. Näiteks selle mehaanika kuldreegli edasiarendus või midagi sellist täpsustamine. No näiteks võib-olla võtame teise näite, Newtoni füüsika ja Einsteini füüsika. Nad on üks ja sama füüsika, aga Einstein näeb, et ruum on kõver, mida Newton ei näinud, et seal tekivad hoopis teised reeglid. Ruum on see sama, aga reeglid on teistsugused. Et see on võib-olla siis uus mõte, uus ketanke juba sellel Einsteinil. No vaat seda ma pidasingi silmas, et seal on ikkagi tegelikult, et seal on ikkagi peidab ennast üks uus mõte. Et samamoodi, et ta ei ole ka igas selles stiilis on ka tegelikult ju, ja me võime öelda, et see on nagu, et ühesõnaga, nüüd ma küsingi, et kas see nüüd on nagu stiili küsimus või on see ikkagi see sama ketanke küsimus, selle idee küsimus? No minu arvates see on ketanke küsimus. Nojah, et ühesõnaga võib-olla see Schönbergi tekst on ka nagu tahtlikult provokatiivne ikkagi. Et ega ta on selline... Ja mul tuli vahepalaks, mul tuli millegipärast see Rabarberi kontrapunkt meelde, et ta on mõttetu, seal ei ole seda kontrapunkti ketanket enam sees. On võetud selline näivus, või siis nii nagu me kujutame kontrapunkti ette, et kuskil hääled on risti-rästi, aga seal ei ole mingisugust loogikat häälte vahel, see kontrapunkti mõte on ära kadunud. Et see siis näib nagu kontrapunktina ja seda kasutatakse stiili elemendina. See on minu meelest päris hea vahetal selle kontrapunkti ketanke ja stiili vahel. Ma ei tea, see võib-olla ei ole praegu selle Andruse põhiküsimus. Ei, see on vägagi põhiküsimus, jah. See on see, et me tõepoolest võtame mingisuguse kontrapunkti printsiibi, aga me näiteks jätame selle tonaalsed pinged, mis seal, ma saan aru, et tegelikult talle ei meeldinud see hinde mitte nii edasi, eks on, et ühesõnaga me jätame ära mingisuguse teatud tüüpi tonaalse pingestatuse ja me teeme mingisuguse teistsuguse, kuidas öelda, teistsuguse lihtsalt, et paneme kaks häält kokku. No talle ei meeldi isegi Händel võrreldes Bachiga, et Händel alguses kasutab ilusaid teemasid, seal hakkab nagu öelda fuugaga peale, aga pärast ta täidab ta suvalise mingi materjaliga ära, et ta nagu ei arenda seda lõpuni nagu Bach. Ta nagu väga põlastavalt siin Händelist räägib üldiselt. Just. Ja ma kahtlustan, kuna Händel oli ooperi helilooja, siis oli teised elemendid rohkem esiplaani, siis ta ei pidanud seda vajalikuks, aga Bachi kontekst on teine. Okei. No üleüldse loomulikult selles, et seda tänapäevase seisukohast võib seda artiklit kindlasti kritiseerida, et see nagu neue muusik või see kõik peab olema nii uus, et ei ole kunagi olnud, et seda teame kõik, et see on võimatu, et kui seda nagu täpselt analüüsida, et võib-olla sa usud, sa oled midagi uud leiutanud, aga lihtsalt sa ei tea, et kunagi oli kuskil mingi helilooja,
keda me ei ole kuskil nagu oma kanooniliseks muutunud, kes midagi sarnast juba tegi. Et alati, see sõltub ka, et kuidas sa nagu separeerid need muusikalised objektid, et on alati mingi viis, ükskõik kui erinev muusikaline objekt sul kuidagi ette tuleb, see on lihtsalt küsimus, kuidas sa seostad seda, sa võid alati seoseid igale poole luua, et selles mõttes on see loomulikult problemaatiline. Samas ma mõtlesin just alguses, kui ma seda vestlust siin kuulasin või kui ma seda artiklit läbi sirvisin, et see on ikka tekst teatud ajastul, kus ilmselt nagu oli mingi väga segadus, mis on üldse neue muusik. See on see slagwort, mida kogu aeg kasutati ja mida nagu ilmselt igaüks tahtis kasutada, et välja paista. Ja siis ütles Schönberg, kõike, mida ta siin müüte meile nagu uue muusikana pakute välja. Et kõike seda ei saa see olla, et kui lihtsalt nagu uuendada mingit stiili, nii nagu Hindemith seda tegi, et jah, Gerhard. Jah, see oma saksakeelses artiklis toongi seda ka välja, et kui me vaatleme populaarmuusikat, meie ajastu oma, et siis iga popmuusik või elektroonse tantsumuusika produtsent uuemas mõistes, kes toob mingisuguse vahendi juurde, mingi vocoder või mis iganes, mingisuguse tehnilise vahendi, millega ta eristub teistest, siis ta nimetab seda kohe uueks ja siis on praktiliselt iga päev tekivad uued stiilid ja nad nimetavad seda kogu aeg stiiliks ja või see on ka inglise ja saksakeelne segadus on seal ja seda ma kritiseerin ka tohutul moel, et see läheb sinna kanti, mida sa praegu väga lühidalt kirjeldasid, et ja see on uus muusika. Ja, ma arvan, et täpselt sama, väga hea, sa said naela pihta praegu, Gerhard, et ma oletan ka praktiliselt samasugune situatsioon oli kindlasti tolle või üleüldse võiks seda võrrelda, et igaüks tuli oma ideega välja lihtsalt, et seda nagu eristus popmuusika, tõsine muusika, et seda veel ei eksisteerinud 20. sajandi alguses. See tekkis alles peale teist maailmasõda selline rangem eristus. See, et muusikat kasutatakse nagu erineva eesmärgiga, üks on nagu lihtsalt või teenindatakse erinevaid asjaolusid, see on alati olnud, et nagu kirikumuusika ja rahvamuusika ja kõik, või muusika erinevatest kontekstist, aga see, et nagu lääne muusika eristatakse nii rangelt nagu see ärtse muusik ja E ja U muusika, mida nagu saksa keema nagu teeb. Et see on, ma nüüd ei eksi, pärast teist maailmasõja alles niivõrd nagu lahku läinud. Võib-olla ka tänu sellele, et kui nagu see tõsine muusika viljeles rohkem selle strukturaalse tasandiga, selle arendas edasi nagu Schönbergi ja selle kuulkonna ideed ja siis nagu selline Unterhaltungsmusik oli pigem nagu turu orienteeritud ja see on, need on pigem nagu sellised pragmaatilised otsused. Ja, Gerhard. Ja, tähendab, just see mõte on lihtsalt see, et kui mingisugune popmuusik lisab mingisuguse tehnilise vahendi juurde ja müüb seda uue stiilina, aga kui me vaatame, mida Beatlesid on teinud vägagi mõttekalt on... Kui innovaatilised nemad olid, jah. Jah, just nimelt. Et seal on see vahe, mida ilmselt Schönberg oma
omas ajastus tahtis ka välja tuua, et ei piisa mingist lihtsalt tehnilisest võttest, mida ma lisan ja siis on mul kohe uus muusika, vaid peab olema mingi just nimelt see mõte see taga või mingisugune innovaatilisus või idee, ühesõnaga. Ja biitidel on nagu erinevad asjad, mida nad teistmoodi teevad erinevates lauludest. Võib-olla iga laul ei olnud kindlasti ka nii innovaatilised, aga üks oli, kui ma nüüd väga ei eksi, kui ma kuulsin seda Abbey Road plaat oli siis, kui ma sellel pikal teel Austraalias lendasin, minu meelest oli üks, ma pean seda uuesti kuulama, siis ma saan öelda, milline song see oli. Et oli minu meelest oli 5-taktilised perioodid. No. Just. Come on. See on nüüdismuusika paatiliselt. Jah. Aga tavapublik ei, mul on tegelikult ettepanek praegu kogu püssirohtu mitte välja tulistada, vaid tegelikult jätta seda meie järgmisteks aruteludeks. Et mul on tegelikult nüüd küsimus selle sama asja valguses, et kui see Gedanke, nimetame seda siis praegu saksakeelse sõnaga, on selline fundamentaalne ja põhimõtteline asi, et mis te arvate, kas me võime nii-öelda nimetada Schönbergi ideedeks neid asju, kas või see arenev variatsioon, kõlavärvi meloodia, dissonantsi emantsipatsioon, dodekafoonia ja ma olen siin kirjutanud muusikalist eraettekannete ühing, mis oli tal üks siuke projekt paar aastat ja siis oli tal üks nooditrükimasin, mis vist ei jõudnudki lõpuks, mingi prototüüp vist oli või midagi sellist. Et ühesõnaga, kas siin on midagi veel või peaks ikka, ütleme, et kohtumiskordi, ma arvan, et üle 5 kokku ei ole meil mõtet see kevad teha, et see oleks nagu 4 tükki veel. Et mis te arvate, et ühesõnaga, see on natuke ka selline, et kes nüüd mida võiks nagu natukene esitleda, et me ei ole ju nii konkreetselt seda arutanud või mis see kuidas, Ma küsin, Mart, sinu käest, kas sa oleksid nõus midagi nendest asjadest nagu võtma või on mingisugune muu hoopis aspekt, sest mõtlen, et veel kord, see oli täpselt poole minuti jooksul, kui ma hakkasin mõtlema, mis on nagu minu jaoks Schönbergi sellised uuendused või ütleme nii, et nimetame need siis ideedeks praegu. Et ärme väga norime, et kas nad on nüüd stiili küsimused või on nad idee küsimused, et seda võib siis vaadata, on nad nagu suured asjad või on nad väiksed asjad. Aga et kas oleks midagi sellist, mis nagu sind puudutaks või tahaksid sa esitleda midagi? Aitäh, mina olen kunagi, nagu ma sulle Pärnus viimati rääkisin seal õhtul pubis, et ma olen kunagi Elleri koolis pidanud Schönbergist loenguid ja mulle nendest sinu välja pakutud terminitest võib-olla tunduvad tuttavad arenev variatsioon ja dissonantsi emantsipatsioon. Dodekafoonia muidugi ka, aga sellest on meil kõigil oma arusaam, et seda võiks keegi teine ka teha. Selle võiks isegi siit loendust võib-olla välja visada, sest see on ilmselt Schönbergi puhul üks tuttavamaid, et see võib-olla nii palju arutamist ei vajaks, aga just, et võib-olla need, aga jah. No dodekafoonia arutelu oleks see mõte, et kui meiega ühineb keegi, kes võib-olla õpib sellest midagi, et kui meil aega üle jääb, et me võime ikkagi dodekafooniast lõpuks ka rääkida. Aga mina võin kas siis arenev variatsioon või dissonantsi emantsipatsioon. Mäletan, ma loengutes nendest rääkisin ja tõin mingeid näiteid, aga see oli juba aastaid tagasi, võib-olla 20 aastat tagasi, et ma pean uuesti läbi mõtlema need asjad. Aga näiteks seesama 2 nädala pärast, ma arvan isegi nad võiks olla ikkagi eraldi teemad, et see areneva variatsiooni teema, ma saan aru tegelikult, et Schönberg, see on ütleme Schönbergi enda poolt kasutusele võetud vist termin. Saan ma õigesti sellest aru, tähendab, see ei ole olnud ju kuskil varem, et see on olnud tema poolt, aga ta on otsinud seda nagu ajaloos, ta väidab, et arenev variatsioon oli juba olemas Brahmsil kindlasti, ja see läheb veel tagasi seal Beethovenini ja nii edasi, et ühesõnaga, et äkki räägiks järgmisel korral, jaksaks seda teha 2 nädala pärast? No ma püüan midagi ette valmistada, jah, et teie abile lootes. Ja me arutamegi koos, et põhimõte on nagu selles nagu tänagi, et oleks hea, kui keegi lihtsalt korra avab selle teema. Ma saan aru, et see põhiline allikas on vist ilmselt see Fundamentals of Musical Composition või?
raamat. on selles kogumikus stiili ja idee on ka Brahmsade Progressive ja sellised esseed olemas, kus ta ka neid asju vaatab. Mul on see inglise keeles vist kusagil olemas ka see raamat. Aga kas see mitte ikkagi ei ole siin nagu kõige kompaktsemas vormis, et ma mõtlen, et sa võid muid allikaid ka, aga et äkki, ma just mõtlen, et kui nüüd teha mingisugune Facebooki teavitus, et ma ei tahaks väga kuhjata üle, et ühesõnaga inimesi väga ülimalt ära hirmutada, aga et kas see on see motiivi teema siin, ma praegu lihtsalt juhuslikult näitan. Ma ei tea, mida siit näha on. No küllap jah, ma nüüd kahjuks praegu täpselt ei mäleta, mida ma kasutasin seal loengute ettevalmistamisel, aga kui sa tahad midagi lugeda anda rahvale enne. Nojah, et võiks anda mingisugused vihjed, et neid asju me arutame, et inimesed ei kuku päris kuu pealt. Okei, aga äkki jah, ja see Brahmsi artikkel, no see ei ole ka, jah, see on, seda ma mäletan, jah. See Style ja Idea, see ingliskeelse kogu raamat on ka meil Pärnu Vikis lingitud, sa saad sealt alla tõmmata. Praegune seis on see, et Schönbergi asjad on tegelikult vabalt juba lingitavad, et see on nagu õnnelik olukord natukene. Et on lihtne, jah. Et kõik need materjalid saab netist kätte. Aga räägiks siis järgmine kord arenevast variatsioonist, Mart. Oled nõus, et ühesõnaga ja levitame ka siis sõna ja selles mõttes ma loodan, et nüüd praegu tänasest jäi ka mingisugune, siin jäi veel küsimusi õhku, seesama nagu filosoofiline taustsüsteem, et võib-olla tõesti mõni hegeliaan kaasata ikkagi. Joona Seller ma oleks tõesti väga lahe, et selles mõttes äkki talle pakub tõesti huvi, et noh, ma teda põgusalt nagu tean. Ta on väga avatud muusika asjadel, ühesõnaga ma olen temaga Plesnerist ka rääkinud, ühesõnaga väga, kui tal on vähegi aega, siis ma oleks väga poolt. Sest me võime ka, ütleme selliseid, tänane arutelu, see oligi suurepärane, et see tõi tegelikult selliseid, ta toob nagu selliseid hõõrumisi natuke esile, et see ongi oluline, et muidu tekstid on ju kõik olemas ja kõik võib lihtsalt lugeda, aga just, et arutelu mõte ongi see, et me nii-öelda põrgatame neid ideid. Et jah, aga et liiguks edasi selles mõttes, et aga mis te arvate sellest nimekirjast nagu üldiselt, kas seal on midagi puudu? Et oletame, et kui ma vaatan praegu, kui siin on nagu 1, 2, ma ei tea, kas dissonantsi emantsipatsioon oleks ka tegelikult üks arutelu teema täiesti, sest see on nagu laiem ju küsimus, see on kogu see 20. sajandi kuni praegu see mikrotonaalikud, need ju kõik möllavad selles samas valdkonnas, et mis see dissonants üldse on. Võiks teha siis niimoodi, et ma pakun välja, et ma valmistan natuke ette mõlemast, arenev variatsioon, dissonantsi emantsipatsioon, ma toon mõned näited, millest ma enda arvates olen aru saanud. Kas sobib nii, et on 2 teemat ühes selles kokku saanud? Iseenesest sobib, aga võib-olla teisalt on ka see, et nagu me praegugi võtsime lõpuks mingi 1 või 2 lauset ja nii edasi, et võib-olla läheb paljuks natukene. Okay. Et see võib ka see olla, et loomulikult sa võid näiteid tuua, aga iseenesest, või ma ei tea, dissonantsi emantsipatsioonist võiks iseenesest olla täiesti eraldi arutelu. Okay. Sest minu meelest siin on ka väga palju need paralleelteooriad, kogu see Hindemiti konsonantsiteooriad ja see läheb ajalukku tagasi ja ütleme, siin võiks ka tegelikult ikkagi neid samu mikrotonaalikuid veel nii-öelda, kuidas öelda, Ehrlichil näiteks on see artikkel, eks on ja nii edasi, et tähendab, siin on ikkagi niivõrd palju materjale, et see on hästi mahukas ja ühesõnaga see on natuke nagu see, et mis sellest dissonantsi emantsipatsioonist üldse on saanud edasi, et see on nagu olnud tohutult viljakas. Nõus, kui me tajupsühholoogiliselt läheneme, siis mina puutusin sellega kokku, et tegelikult konsonantsi, dissonantsi erinevus on tegelikult konstrueeritud ja nii edasi, et Hans saab sellega ka haakuda. Et see on väga lai teema, et teeks seda jah. Üleüldse see
see oli ju selline lööklause, dissonantsi emantsipatsioon, et üldse nagu modernismis nagu tuli see idee, et miski emantsipeerub, miski nagu saab iseseisvaks ja loomulikult nagu muusikas oli see järgmine samm rääkida nagu emantsipatsioon des Geräusches ehk müra emantsipatsioon, mis on selline nagu põhiline teema elektromuusikas. Aga ma arvan, et see need idee, et seal võiks vaadata, et see idee, mis selle taga on, see on ju, mulle tundub, see on lihtsalt Schönbergi analoogist üle võetud. Mul tuli praegu üks teema siiski meelde, mis Schönbergi puhul on ikkagi äramärkmist kõvasti leidnud, on see tema maalikunst. Järsku peaks sellest ka rääkima. Mul on natuke kahju, et täna ei olnud meiega Kristel Pappelit, et võib-olla ta edaspidi saab liituda, et tema annaks sellist kultuuriloolist, ütleme, teiste muusikavaldkondadega või siis kultuurivaldkondadega seoseid hästi. Tema kirjutas ka artikli Res Musikasse nüüd viimasesse ja ma tegelikult tõtt-öelda selle maalikunsti teema üle ka mõtlesin, aga ma tundsin ennast natuke ebakindlalt, sest ma ei tea, kas tema maalikunstis on selliseid nii-öelda gedankesid. Ma ei oska seda öelda või on ta ikkagi tegelikult selline stiilipööritaja, aga tõesõnaga ma sellepärast nagu natukene ma ei olnud kindel, kas tema maalikunst on nagu, kas seal on mõni gedanke viidata öeldes. Ma mingi pool aastat tagasi arutlesime Heie Treieriga sel teemal ja ta lubas natuke vaadata Schönbergi kui maalikunstnikku. Ma võin uuesti üle küsida, kas ta on jõudnud midagi teha, samas on ka nii, et Heie, kui teda nüksata, siis ta teeb, aga siis ta jälle unustab. Ühesõnaga me ei saa tema peale loota, aga lihtsalt ma tahtsin öelda, et meil oli see teema temaga üleval ja ma lootsin, et ta vaatab seda natuke üle, et ta oli üllatunud aga ma ei mäleta hetke, mis ta konkreetselt ütles Schönbergi maalikunsti kohta. Ja teine asi, mis ma mõtlesin ka, et me võiksime ka natuke mõelda sellele Schönbergi päevale, see 13. september, et natukene seda sorti teemad võivad ollagi natuke äkki sellised, seda populariseerivad või et kui me teeme mingisuguse sellise Schönbergi teemalise, ütleme, see on asi, mida me jõuaksime teha, teeksime Schönbergi teemalise minisümpoosiumi, et äkki see maalikunsti teema võiks olla seal, et see oleks pigem selline, ühesõnaga, siin on kaks probleemi, et esiteks esimene probleem on selles, et ma ei tea, kas selles maalikunstis, mina ei tea, tähendab, kas selles on nüüd mõni gedanke või ei ole. Ja teine teema on see, et ma tegelikult ei oskagi tema maalikunstist väga kaasa rääkida, et ma pigem olen selline loengu kuulaja ise näiteks, aga teeme nii, et ma kirjutan Heiele uuesti, Heie Treier, eks ole, kunstiteadlane ja ta võib nagu, ma ei tea, kui ta näkkab, siis ta näkkab ja võib-olla ta septembriks midagi ka teeb, et kui me lükkame seda sinna peale, et ma arvan, see on kindlasti huvitav, mind ka huvitaks, et kuidas kunstiteadlane seda näeb. No ja pealegi mulle tuleb meelde, et ta oli ju seotud Vassili Kandinskiga, kelle puhul kindlasti on gedankesid küll ja veel seal. Ja teine on Flower Reiter, kellega ta ka oli seotud, et selliste rühmitustega ja kuulsate mõtlejatega maalikunstist oli tegelikult ikkagi seotud. Võib-olla sealt tulevad need gedanked. Aga just, et nagu see küsimus, et kuivõrd ta oli ise nii-öelda selle idee andja selles kontekstis ja kuivõrd ta oli tegelikult nagu selles idees kaasa ujuja, kuivõrd ta nüüd, ütleme nii, et niimoodi metafoorina, et kuivõrd ta oli ise selle mehaanika kuldreegli nii-öelda avastaja ja kuivõrd ta oli ise lihtsalt üks tangide tegija. Et see küsimus minu jaoks on nagu ebaselge, et ma ei tea seda. Ühesõnaga, aga see oleks väga, väga hea point ka tegelikult ju küsida mõne tõesti asjatundja käest. Et milles võiks Schönbergi nii-öelda juhul kui on, eks on, milles võiks tema kui kujutava kunstniku see gedanke seisneda? Ja, kas peetakse teda originaalseks või lihtsalt käsitööliseks või selliseks, kes lihtsalt mingis teatud stiilis maalis. Ma arvan, et teda käsitööliseks ei peetas, need pildid ei ole käsitöölise pildid.
aga lihtsalt, et noh, ütleme nüüd, et nii nagu kunstiparadigmas, et mis üldse see ketanke on ja nii edasi, et mida kunstnikud selleks võiksid nagu nimetada, sest on ju paradigmat muutvaid kunstnikke olnud. Et kas Schönberg oli nüüd selline või ei olnud seda, et noh, seda mina ei tea. Mul on seda raske kommenteerida. Jaa. Aga see võiks olla natuke selline teema võib-olla, mida äkki võiks seal septembris nii-öelda, noh, lihtsalt, et me saame ka oma üritusel võib-olla natuke laiema kandepinna, noh, puht praktiliselt ka, ja see on nagu selline põhjus ka kokku tulemisel, et noh, nii edasi, ta on nagu elavam natukene. Okei, aga me võime ka nii teha nagu tänagi, et ärme väga palju nii-öelda liigselt ka ette planeerime, et see 2 nädalat, noh, kuidas on ka piisavalt ju nagu pikk aeg, et me saame tegelikult mõelda, mis mõtted meil järgmise korra näiteks tulevad. Ja arendadagi siis, et millega me tegeleksime näiteks edasi, et noh, ütleme nii, et seal võiks olla, võib-olla see teema, just see dissonantsi emantsipatsioon võiks olla väga hea. Noh, niisugused kõvad teemad kohe alguses käima. Jaa, oleks küll hea. Jah, nagu sellele järgi, et selles mõttes, jah. Võib-olla ma loodan, et ma siis selleks ajaks jõuan võib-olla rohkem ette midagi lugeda, et ma saaks paremini arutada. Mis allikas üldse on dissonantsi emantsipatsiooni kohta? Võt seda ma täpselt ei tea. Ma tean, et Schönberg on seda maininud, aga kas on mingi, kus ta selle mõiste üldse esile toob? Mart, kas sa tead seda? Kas on kuskil mõni stiili ja idee artikkel või kus sellest üldse juttu on? Stiilis ja idees on ka kindlasti see olemas ja selles kompositsiooniõpetuses, mida sa mainisid, seal on ka olemas. Aga ma mälu järgi ei oska praegu ütelda täpsemalt. On küll tema kirjutistes olemas. Äkki Mart, kui sa sellega natuke tegeled, võid võib-olla mingi pisteliselt soovitada, lugege neid ja neid artikleid. Aga Hans, kas sa võiksid selle dissonantsi emantsipatsiooni võtta? Selles mõttes, selles plaanis ka, mis puudutab seda sama, võib-olla vaatame just nimelt, mis sellest on nagu edasi saanud. Sest see, mida Schönberg ise tegi, seda me suhteliselt ju teame, aga mis nagu on see asi, mis on selles idees või selles gedankes siis nagu kõnetanud. Aga see on siis 6 aja pärast või? No, mis see järgmine kuupäev meil oli, jah? 7. aprill näiteks. Ja siis 2 nädala pärast on Mart, mis oli Mart räägiks arenevast oratsioonist, jah. Ütleme, selles mõttes teeks sisse juhatuse, me arutaksime ja oleks väga hea, kui materjali oleks ette teada, et me oleme kõik nagu tegelikult ju lainel. Okei, aga kui keegi saaks vihja anda, kus on see dissonantsi emantsipatsioon seal leidub, et siis ma ei peaks ise... Hans, vaata palun chati. Paneme need materjalid, me saame panna sinna planeerimislehele. Et teha väikene selline, jah, ma võib-olla natuke organiseerin seda paremini. Praegu ta on sellel planeerimislehel, aga ma teen selle veebi arutelude jaoks omaette lehe. Et lihtsalt ei läheks liiga mahukalt. Ja, ma näen. Aitäh, Gerhard. Ja, Stylia Ideas, et see jookseb see täiesti läbi kogu aeg. See on päris palju nüüd vihjeid. Jah. Vaata, võib-olla ma loen seda siis saksa keeles, jah. Ma arvan ka, et kui guugeldada, siis tegelikult leiab, et vaatame. Jah, et otsime kokku, paneme ja jagame nii-öelda infot vastastikku. Jah. Okei. Kuulge, aga see oli ju väga äge praegu. Ma ei oskagi öelda. Et jah. Alvestame seda chati ka. Mida? Kas saaksime seda chati? Okei, ma teen selle chati salvestamise kohe ära. Kopeerisid chati. Sa ära siis rohkem siia lisa enam midagi. Nüüd ma võtan selle siit ära. Okei. Siin ta kustub ära muidu. Võtta, see ei ole nii nagu Zoom, kus asi säilub. Zoom küsis, kas sa tahad salvestada. Noh, viimasel ajal. Alguses see ka nii on. Aga siis väga hea, et... Jah. Et ma ei teagi, katsume veel kedagi. Ma olen siin suhelnud... mõningate inimestega, kes on ka huvi tundnud, aga ega väga raske on lõpuks, et kes see konkreetselt siis osaleb ja nii edasi, et kui see täpselt see sekund käes on, kui see arutelu algab, siis kui inimesed ikkagi on kõike muud tegemist, aga me võiksime mõelda, et võib-olla mingeid
inimesi veel, aga ma No, mõtlesin ka täna jah, räägi. Võib-olla Mauri, Mauri tahtis olla ühendatud meiega. Ma ei tea, kas ta päriselt aru sai, et ta võib Schönberg 150. Ma võin talle seda uuesti mainida ja üles kutsuda, et ta võib, kuna ta eesti keeles suudab jälgida meid, et ma ei tea, ma pakun, et ta ei pruugi iga kord tulla, aga täna ma mõtlesin ka selle keele küsimuse üle, et võib-olla ikkagi me võiksime teha nagu BNP puhul, et me ei tee sellest keelest lõpuks probleemi, aga et teisalt võib-olla ütleme, see meie arutelude fookus võiks olla eestikeelsele nii-öelda publikule natukene. Et noh, vaat siin on nagu, noh, ühest küljest inglise keeles rääkides meil oleks nagu rohkem inimesi siin, aga teisest küljest, ütleme, eesti keeles rääkides võib-olla me mõtleme nagu, kuidas öelda, kirkamalt. Et vähemalt mina mõtlen kirkamalt, ma inglise keeles ei mõtle nii kirkalt. Aga lihtsalt, et äkki ikkagi jääda selle eesti keele juurde, ma tahtsin nagu kokkuvõttes seda küsida. Tahaks küll, jah. Jah, et siis see asi nagu teenib seda eesmärki võib-olla, mida nagu Schönberg ühing teeb, et me toome nagu mingit infot. No kas või see sama, kui me oleksime praegu olnud ainult inglise keele juures, meil seda Gedanke probleemi poleks tulnudki nii palju. Jah. Aga siin on, see ei ole ainult keeleline küsimus, vaid see on sisuline küsimus praegu. Eriala praktikas on juba nii, see eestikeelne kommunikatsioon on niivõrd vähenenud, et no just. See on hirmus tegelikult. Tehnika valdkondas ma saan aru, aga kus on niisugused nagu sisulised ja filosoofilised nagu asjad, minu meelest seal me peaksime püüdma, noh, teile muidugi nüüd jälle, aga te mõtlete juba nii hästi eesti keeles, et mõtlen, et on kadestusväärne. Aga lihtsalt ma mõtlen, et ka võib-olla kui on inimesi, kes tahavad ka liituda, just nimelt eestlased, et meil võiks olla eesmärk natukene Schönbergi tutvustada Eestis eelkõige, sest noh, mujal maailmas seda tutvustamist ei vaja. Ja. Humal, ma ei tea, kuidas on Mart Humal, aga ta saatis mulle meili, aga kas ta, ma ei tea, kas tal on kogemust näiteks sellises mingis veebiarutelus või kas ta on osalenud kunagi, et ma ei tea. Ma mõtlesin, et äkki osaleb täna, aga ei olnud teda. No jah, lihtne oleks link lahti teha, aga ikkagi võib see olla, kui sul kogemusi pole, siis sa oled ikkagi niimoodi. Ja ma ei tea seda. Ma saan aru, jah. Ta saatis muidugi hästi selliseid selgelt piirilisi, noh, ütleme allikaid, ütleme selgepiirilisi teemasid, et see on ikkagi selline nagu muusikaanalüüs konkreetselt, et võib-olla noh, meie see arutelud on ju natukene laiem. Aga järgmine kord ta võiks ju olla selles mõttes. Martist oleks väga kasu, jah. Jah, just. Kas sul, Mart, on Humalaga mingisugust, selles mõttes oled sa temaga üle mingi arvuti suhelnud kunagi? Kunagi olen, aga mitte viimasel ajal. Aga niimoodi Zoomis ja kuskil, kas ta oskab seda kasutada või? Ei tea, ei oska öelda. Okay. Kerri võib-olla aitab siin kaasa, et Kerri... Kerri võiks ju, ja võt, no jah, mõtleme, meil on inimesi nagu ju veel, Kristel ja nii edasi, et tegelikult jah, et... Minu meelest tuleks Kristel ja Kerri siia meie arutelutusse kaasata, et siis see oleks kohe suur võit. Absoluutselt. Kerri võiks teada, jah, sest... Ja noh, ma ei tea seda doktorantide seltskonda praegu, aga kindlasti oleks ka sealt, aga noh, seal võivad ikkagi rohkem olla nagu võõrkeelsed, muukeelsed, mitte võõrkeelsed, vaid muukeelsed, jah, kui eestikeelsed, et siis seal tekib jälle see keeleprobleem võib-olla, et ma ei tea, kes on Eestis praegu, kas seal on heliloomingu doktorante üldse või ma ei tea. Ja. Aga noh, Kerri ja Kristel võiksid ise olla, muidugi. Okei, aga ma ei teagi, ma kopeerin nüüd selle šati ära, et suur aitäh, et see oli väga äge arutelu. Igal juhul tekkis palju mõtteid ja nii edasi, et selles mõttes, et jätkame. See on nii nagu selline vanaaegne ühing peab olema, et kogunetakse ja siis on sellised kõneõhtud ja arutelud ja noh niimoodi, et selline... Kunagi sai ju Schönbergi ühingu puhul me ju tegime seda asja, Mart, eks on ju küll olnud. Me ei ole ju tegelikult, me ei tee midagi uut selles mõttes. See chat on sai kokku lepitud üldse sellel Schönbergi aastal, vist ei saanud.
ega me ei ole jah praegu suveks nagu midagi leppinud jah. Apropos see chat on peamiselt minu stenograafia või minu see, et ma panin ka Mardi mõtteid väga lühidalt kirja, nii et ta on omamoodi selline stenograafiline läbilõige teemadest. Aga ega mul on praegu, ma loodan, et kui see videofilm on olemas, siis see on salvestatud. Et selles mõttes meil on audiovisuaalprotokoll olemas, aga ma lihtsalt paneks need chatis olevad mõtted siia planeerimislehele praegu kirja. Et seal polegi rohkem midagi, et jah. See on lihtsalt peamiselt mina lisasin siia midagi chat. Aga nii ongi, ega keegi ikka kirjutab ju, see ei ole küsimus. Et see ei ole paha. Et see ei ole chat, vaid mina lihtsalt... Ei, aga nii ongi, need on nagu märkused või... Märkused, just. Märkused sellele. Just. Selge, kuulge, suur aitäh, et kohtume 2 nädala pärast kell 5. Aitäh. Areneva variatsiooni tähe all. Aitäh kõigile. Super, teeme nii. Okei, tšau. 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 Tšau.